tänane video tuleb natuke lühem kui see eelmine, sest asi on väljas. Põhimõtteliselt unboxing video, kastist on ta väljas, aga seda peab enne pool tundi niisama kütma madalal temperatuuril, et tõmbame need asjad siit lahti. Siin sees oli, selle ma võtsin juba välja, siin oli see korsten, see käib siia ja see siia peale. See on kõige lühem variant, nad müüvad ka sellist mingit meetrist pikendust, aga mul tuleb see teine korsten, et selle asendame kohe siis sellega. Pärast tuleb natukene väiksem toru, aga ma tahan lihtsalt temperatuuri mõõta, mis siia tekib. Asjus sees veel on siuksed papid, viskame ära. Ja siuke asi, eks transpordi käigus kivid ei saa katki. Lisaks veel on ka siin sellised kummid, ehk siis transpordiga on päris hästi vaeva nähtud. Näitan kohe ahju sisse ka, siis siin karbis veel on põletikaitse. Läheb ümber sinna põleti. Võtan praegu ära, ma saan näidata kohe gaasivoolik. Tööriistad 19 võtti ja patarei, selle võiks sisse panna. Ja kivide liigutamiseks üks asi. Patareid on siis selle jaoks vaja, et see süütamine toimiks. Ta tekitab seda sädet sellega. Ahi seest on siis selline. See on põleti. Ja siit eest läheb ka suitsis sinna peale, eks ta soojendab seda osa ise ka oma soodusega. Siia peale käib selline kaitse. Nüüd ongi kõik. Nupusüsteem on siis selline. See käis ka lahti. Ja siin sees ongi see, kuhu tuleb patarei panna. Tähest natuke pime. Siin on see süütaja. Nii, paneme seal patarei siia ära. Miinuspool enne. Käib magnetiga siin põhjas. Väga ägedalt on siin lahendatud ka see, et siia kaane külge saab tööriistad panna. 19 võtme, siia selle torksi. See on siis temperatuuri näidik, et seal taga on temperatuuri andur. Mis näitab siis ahjus sees olevat temperatuuri. Kivi alt see ei mõõda. Nüüd on kuulda ka, et sademevärk töötab. See käib siit lihtsalt eest ära. Nii, paneme anduri tagasi. Sellel ahjul on ainult see ahjuandur, aga sellel puiduküttega versioonil saab siia panna ka lisa termopaarid, et sa saad lihale sisse panna. Nüüd siis näitan, et saab selle tööle panna. Näha, ja siit 12 kraadi, no see nõuetemperatuur. Nii, gaasivoolik on selline, see on ägedalt kiirliitega. Nüüd see peaks minema nagu vooliku ühendus siia. Niimoodi kinni, päris äge. Ma endan gaasipollooni ära ja siis näitan, et kuidas tööle läheb. Esimesel käivitamisel tasub alati need lekkeid ka üle kontrollida. Ma lasen siia vahtu peale. Vaatan, et kuskilt mullitama äkki see samuti. See vaht on ise selline algus, mis nagu paisub, aga hiljem mulje ei teki, et see on hea. Proovime siis käima panna. Ja töötab. Mega. Alguses on soovitatav siis miinimumi peale keerata ja siis pool tundi seda niimoodi kütta. Ehk siis laseme tal miinimum tulega natuke olla ja ma panen timelapse'i käima, et näete seda leiki. Nii, see oligi siis pool tundi tehtud, lasen tal maha jästada ja nii jääb, et siis järgmises episoodis hakkan seda nagu paigaldama, et see oli kuskil lühike, et näeme järgmises osas.